mis aias? Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes aias, mis aias. Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Tanin. Tänase saate salvestame Eesti Lasteaednike Liidu 30. suvepäevadel, mis toimuvad 6.–8. juulini 2021. aastal Tallinna Lotte lasteaias. Kes ja mis meil täna aias on? Täna on aias suveseminari osalejad ja teemade ring keerleb Eesti Lasteaednike Liidu suvepäevade ümber. Selle aasta suveseminar kannab vahvat nime Vana linn ja uued tuuled. Uurime tänases saates, millised vanad ja uued tuuled puhuvad Eesti Lasteaednike Liidu suveseminaridel. Saate esimeses pooles uurime, kuidas on suvepäevad ajas muutunud, saate teises pooles uurime suvepäevade korraldamise telgitaguseid. Tänaseks kirsiks tordil on üks muhe ettekanne suveseminari avamiselt. Ka meie taskuhäälingus puhuvad täna uued tuuled. Salvestame oma saate teistmoodi kui tavapäraselt. Oleme kolinud oma stuudio Pipo tuppa. Seetõttu on täna kõik natuke teistmoodi. Isegi heli kvaliteet sinu kõrvadele, kallis kuulaja, võib täna kõlada teistmoodi. Hinges on väike ärevus ja põnevus ka, et milliseks meie saade siis saab. Kuna meie ringmängus on täna ka rohkem osalejaid, on ka saade tavapärasest pikem. No aga alustame siis. Nüüd õnnestus meie mikrofonide taha saada Holar Sepp ja Helve Sepp. Ja miks me nad enda juurde kutsusime, põhjus on väga tore. Nimelt on meil siin Helve Sepp, kes on käinud peaaegu kõikidel suvepäevadel ja Holar Sepp, kes, nagu ma aru saan, on suvepäevadel üles kasvanud. Helve, mitmel suvepäeval sa oled käinud? Minul on 27. aasta, samuti Olaril. Mis aastast sa hakkasid siis käima? Kas sa oled nagu järjest kõik käinud või? 1995 oli esimene ja absoluutselt kõik. Ja esimesel 3 sa ei käinud, aga miks sa esimesel 3 ei käinud? Sellepärast, et see, kes oli meil see Elali juht, ta ei teadnud, et Aidus on lasteaed ja ta ei teadnud sealt kutsuda meil. Holar, sina oled kas võib küsida niimoodi, et sina oled üles kasvanud lasteaednike suvepäevadel, et kõik sinu suved on täidetud lõbusate lasteaednikega? No võib öelda professionaalselt kasvatatud. Kui vana sa olid, kui sa esimestele suvepäevadele sattusid? Ma ei olnud veel kooli läinud, see oli siis just täpselt see viimane suvi enne kooli minekut, sest 95 ma läksin kooli sügisel. Nii et jah, ja nüüd siis on juba igasugused koolitasandid ja ülikool ja kõik on lõpetatud. Kas sa oskad kirjeldada või kuidagi välja tuua, et milline see lasteaednik on sellises suvepäevade meeleolus ja puhkeseisundis ja milline ta on sellises nagu töörollis? No, see on hea küsimus. No milline ta on alati? Ta on alati kerge kiiksuga minu meelest. Aga see peab olema. Siin peab olema midagi, mis sunnib seda tööd tegema, sest eriti veel 90-ndatel palka ju ei makstud. Et järelikult midagi muud pidi olema, mis siis nagu inimesi lasteaeda tööle meelitas. Helve, sul on hästi pikk staaž suvepäevadel käimisega. Et kui sa mõtled, kas on mõni eriti eremälestus mõnelt suvepäevalt? Toila mulle meeldis väga. Ma vaatan, et sul on hästi tore selline üles kirjutatud, et kus sa käinud oled ja et kui sa lubad, siis pärast teeme pildi ja siis meie kuulajad võib-olla näevad ka meie lehel, aga mis aastal see esimene käimine oli ja kus siis täpselt? See oli Äksi 1995. Kas sul on mõni mälestus ka sellest, et kui see on nagu esimene kord, siis öeldakse, et see esimene kord on alati hästi eredalt meeles? Sääski oli palju, hästi kuum oli ja siis meil käis rääkimas Toivo Niiberg, kui ma õigesti mäletan. Ja siis oli nii palav, et siis me tegime niimoodi, et kord oli meie jalgupidi vees ja Niiberg oli kaldal. Ja siis, kui temal hakkas palav, siis me tegime teistpidist, eks Niiberg vette ja meie olime kaldal. Niimoodi siis meile räägiti ja loengut peeti. Siin, kui nüüd esimestel aastatel oli see elu nagu teateriga õhtu, no siis eks õhtul, iga suvel tähendab. Ja õhtuti, need tulid ette valmistada. Vanasti olid ka mehed kaasas, lapsed. Toilas olid ka koerad kaasas. Kas ma saan õigesti aru, et kunagi olid siis need suvepäevad sellised lasteaednike perede üritused lausa? Et see, et Holar sinuga kaasas käis, et see toona ei olnudki midagi väga erilist, et siis oli teisi lapsi ka, jah? Jaa, lapsi oli palju.
no ma toon näiteks selle näite, et oligi see esimese suvepäevad Äksis, ma mäletan, korjati lapsed kokku ja viidi üldse eraldi mängima, meil oli see rahvastepallivõistlused ja oli ikka kümneid ja kümneid lapsi tegelikult kaasas. Minul oli väga palju mängukaaslasi, et selles suhtes polnud mingit muret. Aga lapsi sellel aastal vist ei ole ühtegi, aga no seni ka on ikka olnud veel paar aastat tagasi, ikka keegi võttis veel lapse või lapselapse kaasa. Tegelikult on siin lapsi olnud küll. Mis ajas selline suur muutus toimus, et lapsi vaat enam kaasa ei võetud? Pigem on, see ei ole isegi ainult mitte laste võtmine. Me just hommikul ka arutasime siin inimestega, et kuidas on asjad muutunud, et kui seesama, lähme tagasi jälle ikka Äksi juurde, et me olime majutatud kohta, seal ei olnud puhast joogivett, seda käidi suurte ämbritega kuskilt kaugelt toomas, Vaibla, Toila, seal olid, kõik olid telkides, eelmine aasta oli vist ainult 2 telki, sellel aastal ma ei ole ühtegi veel näinud, et kuidas on tegelikult nagu see standard on muutunud, et inimesed tahavad kõik katusse alla, vesi peab kraanist tulema, pesemisvõimalused peavad olema, et koos ajaga ilmselt kõik see on arenenud kuidagi natuke teistsuguseks. Laagrid on kolinud linna. Jah, sest metsast on välja tultud. Et siis tõesti jah, et nagu me aru saame, siis enne on olnud see pigem selline laagritüüpi puhkus peredega ja siis nüüd on sellest saanud selline lasteaednik puhkab ise ja kosutab oma vaimu linnades ja sellistes rohkem juba keskustes, kus on tsivilisatsioon, jah? Jah, sest no näiteks kas või Luual, kui me olime aastal 2002, siis seal ei olnudki muud võimalus kui ainult telgiga olla, me olime seal Dendra pargis, nii et igaüks sai valida endale sobiva nulu või muu siukse seedri või mille all seal siis olla ja selles suhtes ei olnud probleeme kellelgi, et tulla ja telkida. Ja tegelikult on ka ilmaga enamasti vedanud. Et siin-seal on vihma sadanud, aga vihm ei ole kunagi mitte ühtegi üritust meil nagu konkreetselt ära rikkunud. Aga Holar, mis on sinu selline ere mälestus suvepäevadelt, et siis nagu läbi lapsepilgu võib-olla? No võib-olla üks esimesi selliseid asju, eks igast ühest on ikka mingid mälestused, aga see oli Vaibla minu jaoks siis teised suvepäevad, siis ma olin siuke esimese klassi laps ja siis, kui meil oli näidend, mina pidin siis titte seal mängima ja seal õnnestus mul siis siuke hea lööklause teha, et mul anti lutiks kurk, tuli improviseerida käepärastest vahenditest ja seal oli siis minu siuke soolohet, kus ma siis pidin ka kõva häälega ütlema, et multifunktsionaalne kurk, et täidab ka kõhtu ja siis ampsu võtma. Ma saan aru, et see juhtus kõik siis, kui sa veel päris laps olid, aga täna oled sa siin täismees, kes on kõik need koolid läbi käinud, et ikkagi õpetaja sa ei ole, ma saan aru? Ei, mitte lasteaias. Ma õpetan ülikooli tasemel küll noori, aga see on jah. Aga mis siis sind tegelikult täna siis aastal 2021 ja suveseminarile tuleb, et kui ema enam ei saa öelda, et nii pojake, nüüd tuled kaasa ja kõik vastuvaidlemist ei ole, et miks sa oled seda traditsiooni tegelikult ikkagi nagu jätkanud veel suvesse? Eks esialgu see lihtsalt inertsis kaasa käidud, et põnev on. Väga huvitavad kohad, väga huvitavad tegemised, ajapikku kuidagi minu roll hakkas muutuma, et kui esialgu andis suvepäevad ja kõik see nagu mulle midagi, just peamiselt see põnevus ja võimalus Eestit näha, siis nüüd on järjest rohkem hakanud kuidagi nagu vastupidi olema, et mina saan anda liidule nüüd midagi tagasi. Ja eks vist minu pärast omal ajal ka Lasteaednike Liit mõtles välja siukse toreda asja nagu toetaja liige. Sest muidu alati oli probleem, et kes ma siis olen, ma justkui nagu liige ei ole, aga samas mitte liige ka mitte, et siis tehti ja vist ma saan aru, et minu pärast tehti toetajaliige ja meil on õnneks veel toetajaliikmeid nüüd, ma ei ole ainus ja nüüd siis ongi nii, et aeg-ajalt saan ma ise öelda, et kuulge, et ärge niimoodi tehke, teeme natuke teistmoodi või anda siin nõu kodulehe osas ja kõik muud siuksed tehnilised asjad. Ja võib-olla, et üks nii-öelda suurimaid minupoolseid kaasalöömisi on olnud mitte ilmselt isegi see suvepäevadel käimine ja muidugi pildistamine ka, mis ma siin kogu aeg teen. Aga kui meil oli nüüd juba 6 aastat tagasi rattaretk, siis mina olin üks nendest, kes kogu terve selle läbi pedaalis. Terve selle 500+ kilomeetrit. Ja siis, kui tuli see kordus vaata, et siis tegelikult oli sul ka hästi oluline roll selle virtuaalse rattaretke juures.
No jah, see tehniline lahendus, aga siin ma ei saa nüüd au ainult enda peale võtta, et tegelikult mu elukaaslane oli see, kes suure osa ära tegi. Kas on olnud ka mingi aasta, kus on tekkinud korraks nagu selline tunne, et võib-olla nagu on nüüd käidud küll, aga et teeks väikese pausi, et on teil sellist hetke või näiteks kui sul on oma elu ja pere peale tulnud? Ei no, mina sätin alati töö juures puhkused ja asjad ikka niimoodi, et kui tuleb eelinfo, siis ma hakkan teadma, millal nüüd saab võtta puhkuse. No võib-olla, et oli kunagi üks kerge siuke motivatsioonilangus oli võib-olla, et siis, kui sind koondati, aga ka sellel suvel otsustasime, et ei, et maksku mis maksab, ikkagi suvepäevadele tuleb tulla. Jah, sest ma kunagi isegi astusin nagu põhimõtteliselt välja nagu siis, kui lasteaias koondati. Aga ma jäin kuhugi, ma ei tea, kuhu ma jäin. Ja siis võeti muidugi Olariga ühendust ja öeldi, et me enistasime tagasi, sest ta töötab jälle lastega, siis kui ma Essa lastekülas olin. Et me ikka ei kanna sind maha. Ja nüüd olen rõõmsalt edasi jälle. Ja jälle lasteaias tööl. Kas võibki kohe öelda, et sa oled meil siin Eesti Lasteaednike Liidu fänn? Jah, võib-olla küll ja seda. Aga need on niivõrd toredad, et noh, kuidagi imelik on, et ei lähe. See täitsa normaalne ju. Helve, ma tean, et sa oled kuulanud ka meie taskuhäälingut, et mis sa sellest formaadist arvad, kas sinul kui vanema generatsiooni esindajal oli kuidagi keeruline seda taskuhäälingut üles leida või kuidagi käima saada või selleni jõuda? Mina ise tähendab nagu otseselt, me leppisime kokku, et meil terve pere vaatas kolmekesti, tähendab kuulasime ja seda nii, et ühest arvutist. Nii et me leppisime kokku, siis ma ütlesin, et ma kuulan, aga kuulame kõik koos, siis on mõned. Ja kuulasime kõik kolmekesti. Kõik erinevad platvormid tegelikult, kus on võimalik levitada mingit infot, sõna, tarkus, teadmisi on alati väga positiivsed ja kui vahepeal siin kõik rääkisid, et peab olema Facebookis ja kõik peab olema, kogu elu on Facebookis, siis nüüd õnneks on omamoodi see elu natuke rohkem laiali läinud, et on väga palju erinevaid platvorme ja sellepärast on näiteks tõesti see taskuhäälingu minu meelest üks hea pluss ongi see, kui ma midagi muud teen, ma panen endale klapist käima, ma kuulan teda tõesti kas või väljas seal maja värvides ja ta on nagu selles suhtes hästi mugav formaat, kuidas eluga kursis olla. Ja minust on see tore, et seda ajalugu tuleb seal. Et esimene, kes tegelikult oli ju, kes meid sinna kutsus, oli Taimi Smith, siis oli Silvia ja juba nende juttude järgi, mida nemad tähendab, kõik ei ole endal meeleski, nendel on ju paberid ja dokumendid olemas. Ja seda, kui nad räägivad, et lihtsalt seda ajalugu oli niivõrd kõik kuulata, nagu siuke tunne, et nagu poleks kuulnud. Kõik tuli meelde, mis nad rääkisid. Aitäh teile, et te meie jaoks aja leidsite ja ilusat suvepäevade jätku! Me siin oleme arutanud, et kas on keegi, kes on ka kõikidel suvepäevadel käinud ja saime teada, et Liili Pille, teie olete tõepoolest kõikidel suvepäevadel käinud. Kas see vastab tõele? Jaa, see vastab tõele. Ehk siis nüüd suvepäevade staaži ongi siis 30 aastat. Ja miks me palusime, et sa uuesti meie mikrofonile tuled, et meil saade oli ka, eks ju, et meil on tegelikult mõned küsimused, millele me veel ei ole vastust saanud. Et meil on see suvepäevade lipp, siis meil on üks hümn, mida me seal laulame ja siis on tegelikult üks ilus loosung, see väärtustades lasteaiaõpetajat, et palun avage nende 3 tagamaid, et millest te sooviksite alustada, mis on teie jaoks nendest 3 võib-olla suvepäevade puhul kõige olulisem? No järjekorras võiks siis võtta nii, nagu nad toimusid. Et kõige esimene oli see suvepäevade laul. Et ta ei olnud esialgu mitte hümnina ja hümniks me teda ei saagi nimetada, sest ta ei ole hümnina loodud. Et see tuli kasutusele juba teisel suveseminaril. Ja selle saamislugu oli selline, et Lasteaednike Liidu algusaastatel. See oli siis 91-92. Me võtsime vastu Rootsi lasteaiaõpetajate ühendusi ja seal
on ühes ühenduses vabaajaõpetajad ja siis lasteaiaõpetajad. Ja siis ühel sellisel kohtumisõhtul Tartu Helliku lasteaias, nagu ikka kombeks, siis külalistele Eesti lapsed laulavad. Ja siis muusikaõpetaja Marju Järvpõld oma lastega laulsid seda laulu. Ja see laul jäi meid kummitama. Ja kuidagi ta kõnetas, ta tundus see sõnum olevat väga õige, tollel ajal eriti, aga see sõnum on täna ka kuidagi tundub õige. Ja kuna ei olnud kuskilgi, see mõte juba oli, et oleks tarvis liidu sellist ühist laulu või hümni, aga kuna keegi ei olnud valmis seda nii kähku tegema, siis otsustasime, et seni võtame kasutusele selle laulu. Ja nii ta kujuneski, et teisel suveseminaril juba me laulsime seda laulu. Ja siis järjest oli niimoodi, et järgmiseks korraks need sõnad kaasa ja jälle seda ja seni on ta kestnud. Ja ka võib-olla ka aegade jooksul tuleb hümn tõenäoliselt, aga võib-olla ka jääb. Kui seda tõesti nii palju kordi on lauldud, et siis ma ei imesta, et see inimestel on peas ja kui meile seal lennusadamas spontaanselt see tuli ja kui ilusasti see seal kõlas veel, et tore leid on see laul. Jah, täpselt nii, et see kuidagi tundus väga oma ja väga õige ja sisu tundus või see laulu meloodia, see sõnum, mis seal on, et see kõik kõnetas lasteaednikke. Ja mis siis järgmisena tuli, kas lipp või see loosung? Järgmisena tuli lipp. Ja esialgu oli seda vist Silvia ja keegi on siin ka juba avanud ja rääkinud, et nagu ikka on logo vaja. Ja kuna esialgu oli ta Lõuna-Eesti Lasteaednike Liit, siis oligi sellele ühendusele logo loomine. Ja see kujundus ja see mõte tekkis juba siis. Kavandeid ei olnud palju, paar tükk olid, värvid olid natukene, aga põhimõtted, mis siis kohe nagu välja pakuti, et need jäid kehtima ja siis ta sai ka edasi, kui nüüd Toilas Eesti Lasteaednike Liit moodustati, et see logo on ka jäänud, loodi ja jäi. Aga logo kujundusel ja selle väljamõtlemisel on suur osa Milvi Jõel. Milvi Jõe oli Võrumaa Lasteaednike Liidu esindaja siis ka juhatuse tasandil või oli see volikogu tasandil, aga Milvi oli selle loomisjuures. Et ühel pool selle lipul on siis see logo, aga seal teisel pool on ka, seal on teksti palju. Mis seal teisel pool on? Teisele poole tekkis mõte, et jäädvustada siis järjest need suveseminarid, kus on toimunud, et need oleksid need kohad siis sinna igaveseks ajaks igavesti ära märgitud. Ja nii ta on läinud. Eesti Lasteaednike Liidu tunnuslause väärtustades Eesti lasteaiaõpetajat. See sai ka sõnastatud tegelikult ühel suvepäevadel, et rääkige sellest ka. Selle saamislugu ulatub aastasse 2012, kui oli Harjumaa suveseminari korraldajaks Viimsi lasteaed Pargihaldjas. Ja siis see oli see aeg, kus meil olid vaja sõnastada need missioon, visioon, siis oli see lasteaia voldik, need siis plakatid, et sinna oli siis tarvis neid sõnumeid hästi selgeid siis edastada ja leida. Ja seal samas saalis me siis ühel õhtul, mina mäletan, kindlasti oli selle juures Evelin Neudorf. Ja siis tuligi see lause. Ja seal oli veel paberimil terve nimekiri, mul teisi ei olegi meeles, aga see kuidagi jälle kerkis või kohe nagu tundus olevat õige ja oma. Ja sealt ta saigi siis niimoodi kantud igale poole sellele voldikule, siis koduleht oli sellel ajal nagu jälle vaja ümber teha, ümber kujundada, siis nendele plakatitele, et see sai ka selline omane ja kohe nagu leidis sellise õige koha ja on ka minu meelest väga, väga olulise sõnumiga.
Suvepäevade raames toimub ka Lasteaednike Liidu üldkogu koosolek. Kas see on alati olnud niimoodi, et see on suvepäevade raames toimumas? Jaa, see on tõesti olnud ka niimoodi, et me oleme, kuna kokku saada nii suurt seltskonda üle Eesti on raske tegelikult. Ja siis 2 korda aastas seda võib-olla korraldada ka esimestel aastatel tundus nagu kulukas. Ja nii materiaalset või tähendab rahalist ressurssi arvestades, kui ka ajalist ressurssi arvestades, et tundus hästi selline oluline, et kuna me juba koos oleme, et siis saab need mõlemad eesmärgid täidetud, et saab ka see üldkoosolek ja see pakubki võimaluse ka võib-olla selliseid tõsisemaid teemasid tõstatada ja nendele kas alustada siis lahenduste otsimist või siis otsida lahendusi, siis on põhikirja muudatused, kui toimuvad, et sellised olulised asjad, mis toimuvad, olulised asjad, mis otsustatakse, et siis kuna inimesed on juba nagunii, et siis see jah on kujunenud ka selliseks traditsiooniks, et me oleme küll kaalunud võimalust ka kutsuda mitte kaalunud võimalust, et korraldada ka aasta jooksul, kas sügisel veel või just paljud ei saa suvel jälle tulla, aga ikkagi on tundunud see võimalus nagu, või see lahendus nagu kõige otstarbeka. Et Liili, me oleme väga tänulikud, et sa oled meid usaldanud ja et sa tulid meie juurde siia saatesse ja sa rääkisid, et tõesti see 30 aastat, et sa oled nagu selline... Sina oledki nagu Eesti Lasteaednike Liit. Et üks tugisammas kindlasti. Üks tugisammas või selline põhisammas ja see, et sul on nagu läbi selle aja olnud kogu aeg jaksu ja jõudu ja ka veel tänasel päeval seda vedada ja see hinge asjaks teha, et hoolitseda tõesti selle lasteaedniku nagu elukutse eest, et ma arvan, et see on hästi suur väärtus. Et minu enda jaoks on see omade hulgas oleku tunne, et see on hästi oluline. Ja võib-olla see, et näha neid inimesed, neid nagu inimesed avanevad ja tal see enesekindlus ja julgus kasvab, et teha midagi, mis tal võib-olla mõtetes on mõlkunud või siis mingil hetkel lihtsalt tal tuleb koos mõeldes, tulevad sellised head ideed ja et need saab ära teha. Et see on hästi kena on näha nii noori juurde tulemas ja seda järgmist põlvkonda tegutsemas, sest meil on ju erinevatel ajajärkudel, me oleme ju igasuguseid aegu üle elanud ja läbi elanud, aga praegu tundub küll selline aeg olevat, millal lasteaiaõpetaja tõesti tunnetab oma töö väärtust ja on selle enda jaoks nagu kuidagi väga sügavalt oluliseks nagu peab, et neid selliseid julgeid ja uhkeid lasteaiaõpetajaid on väga kena näha. Ja muidugi need lõbusad tantsijad laulvad, et nüüd sellised tantsulõvid, aga pane ükskõik mida tegema, kõigega saavad hakkama. Nüüd meil on väga hea meel tervitada Heli Poolakest. Tere hommikust! Tere hommikust! Siis kui meil oli juubelisaade, siis erinevatel põhjustel me sinuga ei kohtunud. Ja võib-olla sellepärast ongi need suvepäevad nii toredad, et siin ikka inimesed kohtuvad. Ja meil on väga hea meel, et sa olid nõus meiega siin natukene rääkima tulema. Natukene võib-olla siis selles perioodis, kui sa ise oled esinaine ja siis suvepäevadest. Ja suvepäevadest. Minu esimesed meenutused tegelikult algavad Lasteaednike Liidu suvepäevadest, Tartumaa korraldatud suvepäevadest, mis olid Vaiblas. See oli 5. kord kokku saada ja inimesed teadsid, et ma olen selline aktiivne ja tahan kogu aeg tegutseda ja mind kutsuti appi korraldama seda ja siis öeldi, et kui sa juba, et tule liitu ka ja ma rõõmuga tulin. Ja siis edasi olin aga liige tublisti sai tehtud seda ja teist, lustitud nii ja naapidi ja siis Silvia Mõttus tundis, et ta enam ei jõua juhataja olla ja siis oli vaja uut inimest.
aga kuna paljud inimesed ütlesid, et nad toetavad mind, no siis ma andsin oma jaa-sõna ja siis saigi 2009. aastal äkki või oli see 2008, kes seda enam mäletab. No igal juhul siis minust sai Eesti Lasteaednike Liidu esinaine. Aga suvelaagrites sellest on hästi palju toredaid mälestusi. Siin mul on praegu ees nimekiri, missuguseid toredaid kohti me oleme külastanud. Mõnes kohas oleme isegi mitu korda käinud, näiteks Ida-Virumaal Toilas või Vokas. Praegu ikkagi enamasti inimesed ööbivad lasteaias sees korralikult madratsite ja tekkidega varustatult, aga esimesed, ütleme 15 aastat vähemasti, siis tekkis lasteaia kõrvale korralik telklaager. Iga pere oli oma telgiga, kaasas olid ikkagi hästi paljudel lapsed, keegi tark inimene kutsutud, kes jagas teadmisi, kuidas edasi ja mismoodi oma tööd paremini teha. Ja muidugi hästi toredad olid meil õhtused esinemised. Erinevatel maakondadel oli juba teada, et on vaja ette võtta üks esinemine ja pealkiri oli Elu nagu teater, igaüks sisustas selle siis vastavalt oma tujule ja nutikusele ja need olid tõesti väga toredad ettevõtmised, nii et kui vaadata tagantjärel neid pilte, siis tuleb ikkagi naer peale, mida kõike me seal tegime, kordeballetist moenäituseni, muust rääkimata. Peale 96. aasta siis teie jaoks esimest suvelaagrit. Kas kõik suved on saadud nüüd veedetud nagu Eesti Lasteaednike Liidu suvepäevadel? Vahele on jäänud isiklikel põhjustel Valga Võrumaa Nursilaager. Et üleüldiselt jaa. Võib öelda, et 80% laagritest olen ma osa võtnud. Mille pärast on oluline siis suvelaagrites käia, et niimoodi iga suvi tahab tulla tagasi? No see on juba sellepärast, et näha häid kolleege ja muidugi see kultuuriprogramm, et alati oleme erinevas kohas, vastuvõtja maakond mõtleb välja igasuguseid toredaid asju, kuhu minna, mida teha, milliseid huvitavaid loenguid saab kuulata, see on ju kõik väga, väga tore ja ilma selleta oleks suvi poolik. Sa oled päris paljudel suvepäevadel käinud ja seal üsna algusest saadikuni nüüd tänasesse päeva välja ja ütleme, selle suvepäevade formaat on nüüd vahepeal natukene muutunud, eks ju, perepäevas selliseks õpetaja keskeks või õpetajale puhkust pakkuvaks suvepäevaks. Aga kas lasteaednik ise ka on kuidagi selle aja jooksul sinu silmis muutunud? Seda on küll väga raske öelda. Lasteaednikud on muutunud juba sellepärast, et need, kes olid siis noored, kui see Lasteaednike Liit loodi, on nüüd, no ütleme, et pensionieelikud ja see muudab ka palju, sest tänapäeva noortel on teistsugused teadmised ja laste kasvatamisest ja teistsugune suhtumine võib-olla natukene ja no kas või see taskuhäälingi. Seda ei oleks osanud ka 5 aastat tagasi arvata, et meie Lasteaednike Liidul saab selline asi olema. Et minu arust on selline hirmus tore, et siin on just nagu hästi palju erinevas vanuses inimesi, et kohtuda selliste kogenumate kolleegidega ja siis selliste kolleegidega, kes on sama palju töötanud, et minust see suvepäevadel see aja veetmine on hästi rikkestav ja just see, et meid on nii palju erinevas vanuses. Ja mina küsiksin siit võib-olla siis lõpetuseks viimase küsimuse, et miks peaks liituma üks lasteaednik Eesti Lasteaednike Liiduga?
no kui ma olin liidu juhatuses, siis me käisime hästi palju mööda Eesti erinevaid kohti ringi, tegime reklaami ja seda küsimust küsiti ka päris palju, et miks ma peaksin üldse liituma. Minu jaoks oli, ja siis teine küsimus, et mis ma sellest kõigest saan. Need olid 2 olulisemat küsimust. Mina ütlesin alati inimestele, et sa saad täpselt nii palju, kui sa ise viitsid võtta. Et kui lasteaednike liit pakub igasuguseid koolitusi ja võimalusi ennast arendada ja kui sa sellest kõigest osa võtad, siis sa saad palju ja kui sa ei võta osa, siis sa ei saagi midagi ja nii lihtne see ongi. Teeme korraks saatesse pausi. Tänaseks kirsiks tordil on ettekanne suveseminari avamiselt, milles kuulete Eesti Vabariigi Riigikogu esimehe Jüri Ratase tänusõnu lasteaednikele ning muhedaid meenutusi tema enda lasteaia ajast. Kirsiks tordil. Üks näide viib mind aastasse, ma arvan, ei eksius oli mingi 81 kuni 85. Ta viib mind Tallinnas sellisesse linnaossa nagu Nõmme, täpsemalt Männikule ja seal on olnud lasteaed. Ma väga vabandan nüüd tänase nime ees, aga see jääb ikka ju, need, kes seal on käinud, see jääb midagi hinge, Valentina Tereškova nimeline. No tegelikult see on Männiku lasteaed ja see on lasteaed, ma ei tea, kas selles lasteaeds tänasi kedagi on, aga see on lasteaed, kellel oli ja minu teada kellel on täna, vähemalt mõned aastad tagasi oli linna lähedal laagrikoht, lasteaia enda laagrikoht Laulasmaal. Ja ma mäletan loomulikult oma nutmisi seal lasteaias ja koduigatsust, aga sealt lasteaia alalt läks selline teerada sinna randa ja seal oli kibuvitsa põõs. Kibuvitsa põõs. Miks ma räägin nendest kibuvitsa põõsastest, tahan teile rääkida, et loomulikult ma mõtlen korraks siin nendele juttudele, kus see kibuvitsa põõsas on mu kodu ja on mu kindlus. Ja see paralleel viib mind teie ees 2020. aasta kevadesse või aasta algusesse ja kevadesse, nii on õige mõelda. Te olite sõna otseses mõttes Eesti inimeste kindlus ja kodu. Selle kõige keerulisemal ajal, kui kogu COVID-i osas oli ühiskond lukus, oli tegelikult lasteaed alati avatud. Avatud sellepärast, et päästjad või politseinikud, arstid või ettevõtjad saaksid käia tööl. Ja ma arvan, et see panus, ja see ei ole öeldud midagi suusoojaks, vaid see panus tegelikult, mida panid oma õla alla lasteaiad selle koroona ajal ja mitte ainult eelmisel aastal, vaid ka sellel aastal, see on midagi väga erilist. Ma vabandan, et ma ütlen sellise sõna, see ei lähe selle Tereškova ega lähe väga kokku, aga te olite nagu kangelased teist siiras mõttes, kõige otsesemas mõttes, et ühiskond toimiks. Kui sa ise selle sees oled nii nagu teie õpetajatena, pedagoogidena, lasteaias töötava personalina, sageli ise võib-olla ei märkagi seda, kui oluline see on. Aga mina pean küll ütlema, et see kogemus, mis minul oli ka eelmise aasta alguses ja kevadel, suvehakul, see, et lasteaiad on avatud. Seal töötavad ka inimesed, seal töötavad ka õpetajad ja õpetaja abid, söögitädid, juhid, kelle vanus on sageli ka riskirühmas. Nii et ma tahan see on mu esimene paralleel, mida ma mõtlesin täna selle teie ees esinemisega öelda. Ja teise paralleeli ma lähen tagasi oma lapsepõlve sellesse samasse lasteaeda. See asus minu kodust Kerese tänaval, ütleme heal juhul kusagil kilomeetri kaugusel. Ja väga sageli on lastel siis vanaemad ja vanaisad, minul oli see õnn, minul oli vanaema.
kes tuli ennem lõunapausi järgi. Ja see reegel, kui sa lasteaiast lähed, siis sa kõige rohkem igatsed seda magamist, lõunamagamist. Kui sa oled seal, siis sa tahad kõige rohkem sellepärast, et ära minna. Aga jah, see oli nii seatud, et ta hommikuti koristas Eesti Televisioonis ja siis ennem lõunapausi tuli järgi. Ma mäletan, et selle hommikul oli meil jooksuvõistlus ümber lasteaiahoone. Küll see oli huvitav ja sai ennast panna proovile. Ja ma teadsin seda, et lasteaia õpetajad, ja ärge pahandage, kui ma mõnikord eksin, et kasvatajad, siis minu ajal oli nii, tegid medaleid. See oli siis suur papi ümartükk ja siis šokolaadi õbepaber ümber pandud ja rasvakreediga sinna peale joonistatud 1, 2 või 3 vastavalt, mis koha sa said. Ja see oli väga oluline. Ja selle hommikul õnnestus minul saada siis 3. koht. Ma teadsin, et see autasustamine on peale lõunauinatud ja seal minu probleem tekkiski. No ja vanema tuli järgi enne ja viis mind koju. Aga mis ma tahan selle näitega öelda, selle medali näitega, et kui palju tegelikult teie annate, see ei ole ju mingi saladus, et teie töötunnid, laste olek lasteaias, vanemate usaldus, minul on jäägit usaldus Heljuga tõesti, kõik lapsed üles kasvatanud. Head näen ma Heljus, eks ju, ja mis mööda on näinud seda ainult. Ükskord oli naljalinades esinemine ja Mariel esines mu tütar ütles. Me istusime seal ja vaatasin, paremas jalas on vasak king ja vasak mõtlite. Aga ma võtsin medal ja mis tahan seda näitega öelda, et see tohutu tegelikult pisik, mis teie annate selle noorele inimesele eluteel. Teie eelkäijad, teie tänast ametikaaslased, teie, ütleme siis, järgmise põlvkonna või järgmised õpetajad, kes tulevad teie ametitest üle Eestimaa. Ja mina võin küll öelda, et seal Nõmme poisina loomulikult oli seda jooksu ja tagajamist palju nagu ikka on lastel, aga see medali asi, et see andis küll sellise tohutu pisiku, spordipisiku. Ma ei ütle see, et medalid võita, vaid sporti teha. Nii et minu meelest need 2 näidet, kui ma tõesti mõtlesin, et kuidas ma seda oma kogemust üle kannan, illustreerivad võib-olla kõige paremini teie töö olulisust, mitte ainult lausena, mida te teate nii või teisiti, kui oluline see töö on. Ma ise mõtlen, et lasteõpetaja, abi, söögitädi, ma ei tea, täna ei tohi hindi tööd või onu, söögi onu. Et see tohutu tegelikult, et ma ei saa selle oma lastega hakkama seal rühmas 20, 25, 30 last, neid vaadata, nende mõtteid aru saada, kes karvab, kes teeb midagi muud. Et see on ikka tohutu vägitükk. Ja ma lõpetan nii, et siis oligi 85 ja see oli ilus kevadine päev. Ma mäletan, et siiamaani albumis siis ma ei tea, kas täna ma ju tehakse ikka kokaraamatut tehakse, meili teeseb kokaraamatut. Meil sellised, kes olid lasteaias ja kes meie õpetajad olid. Aga kõige olulisem oli see pidu, see lõpupidu. See jääb meelde alati. Minul ka ei meelde, 85. Mis te arvate, mis võiks olla 85. aastal lasteaia lõpetajale selline väga ere hetk, mis jääb tõesti meelde kuni elu lõppu. Koolimütse tunnistab ikka ka, aga toidulaud oli seal. Esimest korda on söögilauas kahveli mugaga. Teate, see oli palju lihtsam selle lapsega. Need olid pudelid, mille sees oli roheline jook. Tarkun! Jaa, see oli tarkunni niimoodi. Ma mäletan, et kui olime jõudnud Sajane ja Kelutanud, see oli lasteaia lõpetas, see oli see tarkunni niimoodi. Ma ei tea, kas ta niimoodi enam on. Ma kunagi kinkisin Männiku lasteaile 2 plokki selle tarkunni niimoodi. Aga see oli 10 aastat tagasi.
nii et jah, ma arvan, et kui rääkida lasteaedadest laiemalt, siis ma julgen öelda küll, et Tallinna lasteaiad ma arvan, et ma ei eksi, ma mõtlen 100% kõik läbi käinud ja viimase 15-16 aasta jooksul ja Eestis laiemalt ka näinud seda lasteaia elu ja seda hoidmist ja hoolt, mida annate teie ametikaaslased, seda on väga mõnus tunnetada. Nii et ma võib-olla neid 3 isiklikku kogemust või sellist paralleeli tahtsin teiega siin teie ees jagada, mitte ainult öelda, et suurepärast tööd, mida teete igal juhul. Aga kuidas võib-olla siis ühe inimese läbi silmade läbi see lasteõpetaja roll on ja nii see on tõesti midagi väga erilist, sellest saab paljud asjad alguse. Nii nagu selle spordinäite tõin, kindlasti saavad alguse ka laulmised või tantsimised või kuuseks olemise mängud. Nii et need kõik tulevad tegelikult lasteaiast. Südamest aitäh teile selle suurepärase töö eest, suure vastutuse eest, tohutu suure vastutuse eest. Ja ka nende tundide eest, mis te panete, kui ma ei eksi, ma ei tea, 35 tundi või? Eksisin, on 35 tundi. Aga ei ole sama palju puhkuse päevi, jah? Kui kooliõpetajal ei ole. Aga võiks. Need oleks minu kogemused lasteaialased. Kirstuarteel. Jätkame suvepäevade vanade ja uute tultega. Oleme kuulnud, et suvepäevad on olnud läbi aegade üks peamisi lasteaednike kokkusaamise kohti, aga need suvepäevad ei toimu niisama. Keegi peab ju neid korraldama. Palusime mikrofonide juurde eelmise, selle ja järgmise aasta suvepäevade korraldajad. Meil õnnestus suvepäevade melust enda boksi meelitada 2 räpina lasteaednikku. Palun tutvustage ennast lühidalt. Ülle Kalka, räpina lasteaed Vikerkaru ujumise ja tantsuõpetaja. Mina olen Nati, perekonnanimi on Asi ja mina olen grillirühma õpetaja. Te mõlemad olete liidu liikmed, et kaua te olete olnud ja mis teid siia liitu tegelikult toonud on? Mina olen natuke kauemad kui sina või? Tegelikult me oleme üsna värsked, mina liitusin eelmise aasta, ma olen nüüd üle aasta olnud, aga lihtsalt ma liitusingi sellepärast, ma tean, et räpin hakkas korraldama, ma tahtsin olla selles meeskonnas, nii lihtne põhjus. Sa oled natuke minu moodi, eks ju? On ju. Kui korraldamiseks läheb, siis tuleb kohal olla. Ma arvan, et ma olen olnud kas 5 aastat, 4 või 5 aastat olen olnud, jah, et me ei tea, kutsuti, saadeti info, ühesõnaga mina olen seal ka info pärast, et selline lahe grupp on, kes on koos ja siin on koos oma eriala inimesed, et see on hästi oluline ja ma ei tea, nüüd ma siin olen. Et eelmise aasta suvepäevad oli hästi imelised ja muidugi ma pean ka ütlema, et need olid esimesed lasteaednike suvepäevad, kus ma käisin. aga see jättis mulle väga positiivse mulje ja ma lasteaednikuna hästi tundsin, kuidas tõepoolest mind väärtustatakse just seesama, mida see lasteaednike liit soovib teha, väärtustada lasteaednikku. Et rääkige mõne sõnaga, et kui te saite teada, et teil on see austav kohustus neid suvepäevi vedada, et mis emotsioonid teid valdasid ja mismoodi see ettevalmistusprotsess teil käis? Eks ta esialgu oli ikkagi ehmatav, sest me teadsime, et kogu Eesti lasteaednike koorekiht tuleb ju meie majja ja meie peame vähemalt 100 või sellel hetkel ka rohkem 100-150 inimest vastu võtma. Ja me tegime päris mitut ideepäeva, korjepäeva, sellised koosolekuteks ei saagi neid nimetada, lihtsalt istusime koos. Ja üks oluline asi, mis meil käis läbi, on see, et me tahame tutvustada oma kodukanti ja me tahame võtta külalised vastu nii, nagu meid võetakse vastu. Et see oli hästi oluline see, et nad tunneksid ennast hästi. No selles mõttes hästi, et kui sa tahad külalisi vastu võtta, siis me teame kõik, et selleks on vaja raha. Me mõtlesime ka kohe alguses oli see, et me mõtleme hästi suurelt.
et me unistame suurelt ja kui me saame selle täisrahastuse, siis me saamegi minna, et tegelikult me pidime väga vähe tõmbame ennast tagasi rahalise poole pealt. Ja selle ürituse korraldamisel midagi oli teha, hästi palju loevad ikka isiklikud suhted. Et meil oli hea meeskond taga, meie majast oli vast 10 inimest, kes selle suvepäevadega tegeles ja olidki niimoodi, et kes tegeles meil, kellel oli aianduskoolis head suhted, see tegeles aianduskooliga, meie Natiga oleme loomemajaga seotud, me tegelesime loomemajaga, et midagi oli teha, et ikkagi need isiklikud suhted on hästi need, mis tulevad ja aitavad kaasa ja me unistasime suurelt ja me saime selle. Mille üle te olete eriti õnnelikud või millised mälestused on, kui sa mõtled nende eelmise aasta suvepäevade peale, siis mis kohe esimesena meelde tuleb, et vaat see oli see? Ma arvan, et me läksime ühe ideega, et meil oli see kodukoht, Pihlakas, Räpina on ju Pihlakas ja et me suutsime selle terviku luua ja muidugi selle taga on meie tubli õppejuht, kes kui me need ideekorjad tegema, et kes suutis selle mõtte kõik kokku panna, selle eesmärgi sealt võtta ja et kõik need tegevused tegelikult käisidki läbi selle eesmärgi, läbi selle idee, et just see, et meil oli ta nii ühtne ja nii tervik. Ma arvan, et see. Aga et muidugi need päevad olid sellised pikad, töötunde me ei lugenud ju keegi, aga samas on ju oluline see, mis seal lõpptulemus tuli, et kui me tegime selle tagasiside küsitluse sinna puude peale, need lehekeste sättimised, siis meil oli päris hea tunne seda lugeda, et see oli üdini positiivne ja seal oli isegi tööpakkumised, kes soovisid meie juurde tööle tulla. Et pihlakad mainisid, et need pihlakad olid teil ka sinna kleitide peale pandud, et mis nende kleitidega oli, kuidas te nii ilusad kleidid saite? See tuli jälle mingist, jällegi põhimõtteliselt oli juba kõik paigas ja siis me hakkasime mõtlema seda, et kui meil on üle 100 inimese, aga kuidas te meid üles leiate? Ja siis kuidagi nagu tuli see, et teeks mingid ühtemoodi, alguses olid ka vist mingid rätikud või mütsid või siis ja siis see idee muidu kasvas ja lõpuks oli, et äkki teeks kleidid ja nii ongi, et saidki ühised kleidid meil kõik. Mille siis sina õmblesid? Ja disainisid? Ei, nii tähtis ma nüüd ka ei ole, et ma arvan, see oli ikkagi pigem selline koostöös, et kui mina oma mõõdulindiga seal käisin, et siis ikkagi, et vaatasime, mis kellele sobib rohkem ja niimoodi, et Teie jutus ma saan aru ka, et see meeskonna vaimse koos tegemine oli see, mis teid nagu andis sellise positiivse energia, mis tegelikult paistis välja ka külalistele. Et kui need suvepäevad nüüd läbi olid, et kaua see tunne teis kestis või kaua see emotsioon teid kandis üldse? Ma arvan, et pea jõuludeni küll võis nagu kuskilt nagu leida seda, et kuule, me tegelikult tegime päris suure asja ära ja me saime hästi hakkama. Aga kui nüüd mõni maakond või mõned inimesed, kes ei ole veel pidanud korraldama neid suvepäevi ja kui neile nüüd tehakse ettepanek, et olge kenad, tehke teie järgmised suvepäevad, kas te seda soovitate või pigem soovitaksite, et põgenege, kui ainult saate? Kindlasti võtke vastu, sellepärast, et see on nii hea kogemus ja kui te selle vastu võtate, siis mõelge suurelt. Põhimõtteliselt on ikkagi see ka, et sul peab olema see punt, kellega seda teha, et peab ujuma ühes suunas ja et endal ka oleks äge, mitte niimoodi, et kogu aeg oleks nagu pabinesed appi, mis nüüd saab. Tuleb nagu rõõmuga seda teha ja nalja visata ja minule meeldis veel see, et kui sa ennem küsisid, mis teil meelde jäi, et kui see viimane päev me seal laevaga sõitsime, eks ju, Pärskas juba ja siis, kui Tallinna tüdrukud ütlesid, et appi, me ju ei taha veel ära minna, kas 4-päevaseks ei võiks see nagu suvepäev minna või ma ütlesin, aga mis te varem ei rääkinud, ma oleks ära teinud. Aga aitäh teile ja nagu te kallis kuulaja nüüd kuulsite, et siis juhul, kui lasteaednik puhkab Räpina kandis, siis astuge kindlasti lasteaiast läbi, vaadake, kuidas neil elu käib, looge kontakte ja siis jälle uute kohtumisteni. Aitäh teile! Just oleme langetanud Eesti Lasteaednike Liidu lipu, ehk siis suvepäevad on kohe-kohe lõppemas, juba on teada, kes on järgmise aasta korraldaja. Aga meie mikrofonide juures on praegu Tallinna kolmik, Mairi, Kairi ja Helju. Ja kuna te ei ole ka ühest lasteaiast, siis ole kena, võid öelda oma täisnime ja kust lasteaias sa oled ja lisa juurde, et kui pikk on sinu suvepäevadel käimise staaž?
Aitäh väga toreda küsimuse eest ja minu vastus on võib-olla kohati väga ootamatu, et suvepäevade kogemus on mul esmakordne ja kohe korraldajana. Kairi Mander ja Tallinna Veerise lasteaiast. Mina olen Helju Sillaväe Tallinna Kelmiküla lasteaiast ja minu kogemus suvepäevadega on 20 aastat, mis on ülipõnevad olnud. Tere ka minu poolt, mina olen siis Mairi Berman, tulen Tallinna Kullatere lasteaiast ja mina olen käinud suvepäevadel vist tuleb nüüd 11 aastat. Kellele teist siin tegelikult 3 see ettepanek siis kõige esimesena tehti? Mulle vist. Mairile. Kui sina said teada, et teil tuleb korraldada suvepäevad, mis tunded sind siis valdasid? No ma ausutades esimese ropsuga ehmatasin ära küll natuke, aga siis mõtlesin, et ei ole hullu, et nii nagu Kairigi ütles, et see on ju küll korraldatud ja küll me hakkama saame, et saab tehtud. Ja mis te siis tegema hakkasite, kuidas teil see korraldus siis sujus, et ma saan aru, sulle tehti see ettepanek ja nüüd pidid alguses minema siis oma mõtetega üksinda, et kuidas see teekond siis kulges? Võtsime siis 3 ennast kampa, kuna me oleme Tallinnas siis piirkonna esindajad Lasteaednike Liidus ja hakkasime nii-öelda neid esialgseid mõtteid paberile panema, et mis ja kus ja niimoodi, et kus võiks teha, kuidas võiks teha, et niimoodi sedasi välkmõtted, ütleme niimoodi. No tegelikult me läksime ju, mäletate, esimest korda kohe Anneli Laamani juurde. Läksime ju talle lasteaeda külla, ütlesime nii, et nüüd on juba pisikene selline ärevus tekkinud, et on sul häid mõtteid meiega jagada oma suurtest kogemustest ja sealt tegelikult need esimesed mõtted ju alguse saidki, et mis ja kuidas ja kellega. Helju, et sina oled käinud väga pikalt suvepäevadel ja ma arvan, et teist 3 sul oli mida jagada, et mis olid need mõtted, mida sina nagu ütlesid, et need tuleb kindlasti nagu sinna suvepäevade sisse ära paigutada, et need on sellised traditsioonid juba? Kindlasti koht peaks olema põnev, siis peaks olema meelelahutust, kõikidel suhtlemist oma vahel peaks olema aega ja bänd peaks olema ka viimase peal. Sest ma olen aru saanud, et lasteaednikud on vist tantsulõvid, jah? Te panite suvepäevade teemaks aastal 2021 Vana linn ja uued tuuled. Kuidas sulle tundub, kui nüüd suvepäevad on juba peaaegu selja taga, et kas oli nii seda vana kui seda uut, et kas see eesmärk sai täidetud sinu jaoks? Ma arvan küll, jaa, et selles mõttes, vana sai esindatud, ütleme siis nende ekskursioonide näol ja et me oleme siin vanas majas ja Kadrioru park iseenesest juba on selline vana ja väärikas ja uued tuuled on ju ka, et No kõik see, mis ütleme, sai üldkoosolekul räägitud, et Haridus-Teadusministeerium oli ju kohal oma tulevaste plaanide tutvustamisega ja härra Jüri Ratas käis ja tegelikult ka väga toetavalt pidas kõnet, ütleme, sellega koroonateemadel, et kuidas edasi minna ja kuidas me oleme tublid olnud, et kõik see on ju see, mis on täna ja ootab meid ees. Et alusharidus on pidevas muutumises ja selle innu või selle tuule nagu sai sisse küll, et kui nüüd see uus hooaeg peaks ühel hetkel hakkama, eks, et siis on seda uut energiat ja uut tuult, millega edasi minna. Meie oleme nüüd siin tegelikult kohtunud nende suvepäevade jooksul päris mitme nagu staažika suvepäevadel käijaga ja me oleme ka teada saanud, et suvepäevad on päris ajas ja ruumis muutunud, et kui me oleme kolinud nüüd tänaseks linnadesse, et siis kuidas sul selle valguses näiteks, kui me mõtleme nüüd, et siis Vana linn ja uued tuuled, et mis on olnud need suvepäevade muutused, et kui sa tulid 20 aastat tagasi, kuidas siis suvepäevad olid? Ja kui sa täna vaatad neid, et milline see vahe ja võrdlus on? No tegelikult 20 aastat tagasi, kui mina alustasin, nad olid rohkem nagu maakondlikumad ja olid 3-päevased, pikemad, et muidu nüüd viimastel aegadel olid 2-päevased, aga Tallinn purustas jälle rekordi, läks 3-päevasele üle. Et nad on olnud hästi põnevad, on olnud ekskursioone, oma kodukandi kõigi tutvustamist ja on hästi-hästi ägedad olnud kõik. Kõik on nagu omamoodi olnud. Aga kuidas sulle tundub, kas lasteaednik on ka selle perioodi jooksul kuidagi muutunud või ei ole? Kindlasti on.
kindlasti on hästi palju vahepeal uuendusi tulnud ja on ka väga palju noori peale tulnud. Siis kui mina läksin, siis mul oli tunne, et mina olin nagu vist kõige noorem seal. Aga nüüd on nagu vanemad inimesi oli alguses nagu rohkem. Ja nüüd on nagu ikkagi hästi-hästi palju tulnud noori peale. Sina oled näinud selliseid suvepäevi, kuhu on siis kaasatud olnud ka ütleme, lapsed ja lapselapsed, et kõik, kes seal lasteaednikul ka tööst vabal ajal teda ümbritsevad. Ja nüüd on sellised suvepäevad, kus pered on jäetud koju ja lasteaednik tuleb üksinda ja on üksinda ja väärtustab ise ennast. Et mis sa selle muutuse kohta oskad öelda? Kas see on õigustatud või võiks nagu ta tagasi minna selliseks pereürituseks? Minule tundub isiklikult, et see on õigustatud, et iga lasteaednik peab saama suhelda oma kolleegidega ja pereseltsis saame alati käia, sest need olid ka alguses olid toredad, et ikkagi võeti lapselapsed kaasa, aga läks ikkagi nii, et kõik siis tegelesid kõikide lastega, aga et nüüd saavad ikkagi kolleegilt mõtteid omavahel jagada ja olla oma ise nautida seda aega, mis on antud talle. Väga hea on, et sa just tõid see kolleegile jagamise sisse, et nüüd kui me teame, et järgmiseks korraldajaks on Haapsalu ja teie just olete selle teekonna lõpetanud siin, et millised oleks sellised värsked soovitused, et neile kaasa tee peale panna mõtteid, et kui te alustate nüüd nende korraldamisega, et siis kas tehke nii või hoopis vältige midagi, et alustage varakult ja et mitte üle planeerida, et aega jätta. Et tundub, et see on nagu see, mis on jäänud võib-olla viimastel aastatel natuke tahaplaanile, et kõik tahavad hästi palju igasugu ägedaid asju ja tegelikult ongi hästi palju ägedaid asju, mida on tehtud, aga just seda niisama olemise aega peab ka olema. Seda mollutamise aega, mida just. See Red Jüssi nagu soovitab. Kairi? Jaa, et loomulikult, nagu Mairi ütles, et aegsasti juba hakata mõtteid koguma ja tegelikult kes siis iganes nii-öelda seda eest hakkab vedama, et juba kohe hakata enda ümber nii-öelda seda meeskonda koondama, sest et ega tegelikult üksinda kindlasti midagi ei tee ja üksi kõiki asju ei saa ka nagu otsustada, et see meeskond on üli oluline, et ühtemoodi mõtlevad inimesed ja loovad inimesed ja sellised, kellel on 100 mõtet, mida kõike ellu siis hakata viima. Ja meie tahame tänada teid, et see on nagu väga põnev selline teekond olnud ja mina olen ka värske liidu liige ja minu jaoks on need ka esimesed suvepäevad ja samamoodi kuidagi potsatasime oma taskuhäälikuga, siis saime teiega kokku ja siia sellesse korraldustiimi, et see on olnud nagu hästi mõnus ja värskendav ja mis ma hästi teie juures imetlen on see, et te tõesti kõik erinevast majast ja ma ei tea, kus te omavahel kokku olete saanud ja sõpradeks saanud, aga ma saan aru, et vähemalt liit on see, mis on teid ühendanud ja andnud teile võimaluse tegelikult tuuagi mitu maja kokku, need kõige paremad ja säravamad mõtted sealt, need lahedad inimesed ja tegelikult see seob. Ja kui ma mõtlen, et me tegelikult siin, ma ei tea, natuke aega tagasi olime täiesti võõrad, nagu ei tulnud üldse, siis nüüd ma nende suvepäevade raames juba, enne kohtusime Zoomi kaudu, eks ju, aga nüüd ma näen teid nagu silmast silma, oleme kuidagi koos olnud ja ma nagu tunnen, mulle nii meeldib see energia, mis on tulnud ja kui ma mõtlen veel selle peale, et kui näiteks, eks ju, see maja, mis korraldabki, ütleme majapõhiselt see suvepäevad, et millise mõnusa energialaengu veel see maja meeskond võib sellest ägedast sündmusest saada. Nii et päris äge, mina jään juba järgmisi suvepäevi väga ootama ja kõigiga kohtumisi. Aitäh teile, et te meie mikrofonide juurde tulite. Nii, Kairi soovib midagi lisada veel. Ja ma tahaksin tegelikult, et kuna see on ikkagi suvepäevadega seoses saade, et siis ikkagi tänada neid kõiki toredaid osalejaid, kes siin käisid, et meie võime ju siin mõelda ja teha vahvaid asju, aga see inimese enda meelestatus on nagu hästi oluline, et nii tegi südame soojaks see, et kõik olid nii õhinas iga asjaga ja kõik olid nõus kaasa tulema, et kui mina mõtlesin, et äkki nüüd on niisugune pikem auk siin vahepeal, et äkki vajuvad ära, ei tule, siis ei, ma olen selle 3 päeva planeerinud, ma võtan igast asjast osa, et võt see on õige suhtumine, aitäh teile selle eest.
meie mikrofonide juurde on tulnud üks liikumisõpetaja ja üks muusikaõpetaja. Ütle oma nimi ja tutvustaga, kust majas sa oled. Tere, mina olen Heili Heinaste ja mina töötan Pirita lasteaias liikumisõpetajana. Tere, mina olen Anneli Martensoo ja töötan Tallinna Veerise lasteaias, mis asub Kakumäel muusikaõpetajana. Ja istume siin koos sellepärast, et me sattusime kõik sinna korraldusmeeskonda, kuhu meid sujuvalt kaasati. Te olete mõlemad liidu liikmed, kas te varem suvepäevadel käinud ka olite? Mina olen nüüd värske liige ja need olid minu esimesed suvepäevad. Ma eelnevalt üldse ei teadnudki, kuidas need siin täpselt käivad, aga kuna ma olin korraldusmeeskonnas, siis mul oli kohe väga hea ülevaade. Sa, Heili, käisid meie 5. saates ja hõikasid seal välja, et sa tahaksid kuidagi panustada. Mis panus sa said anda suvepäevade raames? Peamiselt liikumistegevusega seotult. Käisime hommikul värskel jalutuskäigul Kadrioru pargis. Õppisime ka mõned tantsuliikumised ära õhtuseks peoks, et oleks mul oma meeskond veel seal omakorda taga. Ja siis väikesed sellised vahepalad liikumiseks ja muidu ka selline taustatöö, see on kõige tähtsam, mis ei ole nähtav, aga olla olemas kogu aeg, näha ise, mida on vaja teha. Anneli, kaua sina oled olnud Eesti Lasteaednike Liidu liige ja sina oled samuti sellel aastal korraldustiimis, et räägi nendest oma teekonnast siia ja kuidas seekord siis korraldajanaga oli olla? Ja tõesti, eelmise aasta juunis seoses selle toreda rattaretkega tekkis mul huvi selle liidu vastu. Ja kuna meie lasteaia õppelajuhataja Kairi oli juba seal ees, siis ta kindlasti väga positiivselt tutvustas kogu seda tegemist ja mulle tundus, et see võiks olla selline tore koht, kuhu ka tulla. Eelmise aasta suvel siis Räpinas, ma olin esimest aastat suvepäevadel ja see oli väga vahva. Ja kui nüüd siis sellel aastal Tallinn oli korraldamas seda ja Kairi kogu seda meeskonda siin eest vedas, siis ta tegi muidugi mulle ka väikse vihje, et ma võiksin siin muusikalist osa aidata läbi viia ja mul oli hea meel selle üle. Ja ma kaasasin ka siis oma toredad lasteaialapsed siia selle päevade avamisele ja läbi viisin ka selle toreda laulupeo, öölaulupeo. Nii et väga vahva. Nii nagu lasteaias ikka on, et tegelikult ei saa ilma muusikute liikumiseta läbi, ei saa Eesti Lasteaednike Liit ka oma korraldustiimis kindlasti. Et väga vahvad paralleelid olidki, et kui me saime siin tagasisidet teile õhtul Lennusadamas peolt, siis öeldigi, et me võime korraldada nüüd laulupidusid ja me võime korraldada tantsupidusid ja me võime korraldada selle täiesti vabalt kõik ühe sama ürituse raames kohe ära ka. Et selle eest suur tänu. Aga millised tunded teil nagu on praegu just, kui on nüüd need suvepäevad lõppenud ja lisaks väsimusele kindlasti, et tehtud, aga et milline see emotsioon on, mille sa kaasa võtad ja lähed sellega nagu nüüd oma suvesse? Ma arvan, et seda väsimust nagu praegu ei tunnegi, kuna see elevus ületab ja selline emotsioon ületab nagu seda väsimust, et võib-olla see tuleb siin ülehomme. Aga lihtsalt nii tore on nagu jälle näha sellist ühist nagu meeskonda ja et on olemas selline ühine ettevõtmine ka lasteaednikele ja siin rõõmsalt on ka ikkagi liikumise muusikaõpetajaid, mitte ainult rühmaõpetajaid seas. Et see kindlasti natuke avardab selle liikumise mõtet ja tegevust ka. Nii et mina võtan igal juhul ainult positiivsed emotsioonid siit endaga. Ja minul on ka ainult positiivset öelda. Et mulle väga meeldis tegelikult olla nüüd siin selles korraldustiimis, näha seda tagumist külge ja samamoodi osaleda nendel suvepäevadel. Et mulle meeldis väga, kui Lotte lasteaia direktor ütles, et need lasteaednikud, et see on ikka täiesti omaette grupp inimesi. Et
ma varem võib-olla kui ma olen seda lauset kuulnud, ma pole nagu sellest võib-olla täpselt aru saanud, aga nende 3 päeva raames siis tõepoolest see vastab tõele. Lasteaednikud on täiesti erilised inimesed ja kui nad veel kõik kokku saavad, see on lihtsalt uskumatu, kui kihvt punt. Ja kui nad veel tantsima hakkavad, siis on see eriti kihvt punt. ja oled siiamaani väsinud või valutavad, eks ju. Kuidas meie selle suvepäevade teema vanad ja uued tuuled teie arvates täitusid? Et milliseid uusi ja milliseid vanu tuuli siis te oma tegevustega puusite siin? No minu teada see öölaulupidu oli vist üks uus tuul. Suvepäevade raames? Suvepäevade raames. Ja siis, kuidas need hommikused virgutus- ja jalutuskäigud vist ka? Mina ütleks seda, et see koht, kus me nüüd siin peatusime, Lotte lasteaed, on niivõrd ajalooline koht ja me oleme siin Kadrioru pargis ja võt see on see vana aeg võib-olla, mis tuleb uute tuultega tulevikku. Ja hommikul, kui me käisime jalutamas siin Kadrioru pargis, siis me külastasime ka ühte uut tuult jällegi, Jaapani aeda. Ja niimoodi need omavahel on põimunud, need vanad ajad, uued ajad ja võib-olla märkamatult isegi on need segunenud omavahel ka. Kui me täna hommikus sõime seal koos, siis hakkasid rääkima sellest, kuidas sa tegelikult kartsid natukene, et mis asi see liit on ja mida sa endaga kaasa võib tuua, et kas sa julged seda seal mikrofoni sisse ka rääkida? Aitäh, Silja, sulle selle eest. Tegelikult ma isegi ei kartnud, ma lihtsalt mõtlesin, et kuidas mina oma lasteaias, kui ma nüüd lähen algab uus õppeaasta ja kuidas ma kaasaksin just oma maja õpetajad sellesse liitu ja mis mul oleks nagu öelda selle kohta. Ja siis ma natukene kerisin tagasi, et mis mind siia liitu üldse tõi, olid tegelikult just need uued tuuled. Just see taskuhääling, mida teie siin eest veate, et see oli see, mis minule jäi kohe silma, lihtsalt avastasin, et ma ei ole liidu liige ja ma mõtlesin, et see oleks väga vajalik ja kuidagi kaasaegne, sest liit ise on kaasaegne ja aina kaasaegsemaks läheb. Ja võib-olla see kaasaegsus on üks asi, eile me kuulsime ka, kui mitmes töörühmas töö käib ja see meie sõna seal maksab ja see on minu jaoks väga oluline. Mida ma veel ütleksin, on võib-olla see viimasele aja see viiruste teema ja kogu selle süsteemi taustal tuleb sealt väga palju, ütleme liidust, Liilipille näiteks, et saadab väga palju informatsiooni, sellist adekvaatset informatsiooni meile, kõikidele ja sa ei pea kuskilt netist hakkama lugema mingeid provokatsioone, vaid sa saad otsest infot, mis liigub siin Lasteaednike Liidus ja seda ma pean väga tähtsaks. Et see info, mis siit kaudu tuleb, et see on sinu jaoks siis nagu usaldusväärne? Kindlasti usaldusväärne ja see on ka kindlasti üks põhjus, miks võiks olla liidu liige. Et see erinevatesse töögruppidesse kuulumine, eks ju, kus liidu liikmed on, ütleme siis liidu seisukohti esindamas, et nende kujundamisel ongi tegelikult ju olulisim roll sellel lihtliikmel, et siin suvepäevade raames on nagu hästi palju räägitud sellest, kui tore on koos olla ja kui lõbus on, eks ju, kõik need koolitused, eks ju, aga et kõige olulisem roll on ikkagi sellel liikmel, et ta võtaks osa nendest küsitlustest ja annaks sealt sisendit sellele ühise arvamuse kujundamisele. Et seda kindlasti ei tohi ka ära unustada. Ja võibolla kui keegi nüüd satub kuulama, mõtleb, et ma ei ole liidu liige, et ma tahaks kuuluda, aga ma ei taha organiseerida, ma ei taha teha mingeid asju, et ma ei taha midagi vedada, aga ta mõtleb, et ta tahab, et tema hääl oleks kuulda, et keegi ei tee tema eest et otsused ära. Vaid siis see on see võibolla peamine põhjus, mille pärast võibolla tasuks kaaluda liitu astuda. Et keegi teine ei tee sinu eest need otsused ära, et need otsused on tehtud niimoodi, et sinu hääl on kuulda võetud. Et see on hästi oluline äkki. Jah, aga kui sa ei tule, siis teised teevad selle otsuse sinu eest ära, et saaksid oma
panuse anda, pead sa ise tulema. Me kohtume jälle järgmisel aastal, eks ju, ja siis me saame minna Haapsallu ja minu lubadus on küll siis, et mulle meeldib see mõte nagu siis, kui Heili meil saates oli, et järgmine kord, kui ma lähen sinna ürituse, siis ma võtan kõik, mis sealt on, mida pakutakse ja ma naudin seda sajaga. Aitäh teile! Saime just teada, kes on järgmisel aastal suvepäevade korraldaja. Ja ta on siin meie juures mikrofoni taga. Palun tutvusta ennast. Tere, mina olen Marika Aru, olen Läänemaalt. Kui sulle tehti ettepanek järgmisel aastal suvepäevi korraldada, mis mõtted sulle esimesena pähe tulid? See on tore küsimus. Ma olin tegelikult täiesti valmis selleks, et see kõne tuleb. Ja kui mulle öeldi, et mul on sulle üks jutt, siis ma vastasingi, et ma vist tean, sest 2010 oli viimati suvepäevad Haapsalus. See oli meie esimene korraldus ja lihtsalt ajapikku saad aru, et aega on läinud nii palju, et see tuleb varsti. Kui ma esimest aastat tegin, siis ma olin peaaegu üksinda, paar inimest minu maja meeskonnast. Aga nüüd oli mul väga hea meel öelda kohe, muidugi teeme, sest meid on sellest aastast juba 10 ja kindlasti läbi rääkimata teistega tuleb meil väga huvitavaid ideid. Kui ma lähen tagasi ja ütlen, nüüd oleme sellises olukorras ja me teeme selle asja ära. Eesti Lasteaednike Liidu suveseminari järgmist korraldajat hoitakse saladuses päris pikka aega. Et mis tunne sul on olnud peale seda kõnet, mis sa said, et korralda, et ma ei saa veel öelda, aga võib-olla tahaks, et kirjelda seda tunnet? Hästi mõnus tunne on käia siin nii, et arvad, et keegi ei tea. Kas sul on juba mõned mõtted ka või plaanid, mida järgmiseks aastaks oodata? Vist natuke enne ütlesin, et ma arvan, et mul ei ole neid mõtteid, kuigi igalt poolt kuskilt niimoodi korjan, isegi täna hommikul voodis, vist üks mõte tekkis, aga need selginevad siis, kui me lähme tagasi ja räägime oma noorte ja uutega läbi. Ja ma usun, et sealt tuleb kindlasti väga huvitavaid ideid. Ütlesid, et 10 aastat tagasi oli Haapsalus ja siis olid ka samamoodi korraldaja. Et kaua sa Eesti Lasteaednike Liidus oled olnud ja kaua sa suveseminaridel käinud oled? Liidus ma arvan, et olen 1997. aastast ja käinud olen muidugi märksa vähem. Mis on see, mida sina kindlasti tahad, et sinu suvepäevadel oleks? Alati on midagi uut ja huvitavat, uusi nägusi, aga ilma vanade nägudeta ei saa kuidagi hakkama. Saan aru, et kohtume juba järgmine aasta Haapsalus. Ja, ma tänan teid. Tehtud ja saigi meie 7. saade valmis. Mul oli küll väga põnev ja peamine, mis ma teada sain, on see, et suvepäevade traditsioon on olnud läbi aegade Eesti Lasteaednike Liidu oluline osa. Seega kindlasti kohtume ka juba aasta pärast uues kohas ja uute tuultega. Meie Tallinna suveseminari jääb meenutama Kes aias, mis aias taskuhäälingu viktoriin. Soovime siinkohal tänada küsimuste koostamise eest Tartu lasteaedniku Leelo Sillauts ja Voisi. Ja viktoriini võid kallis kuulaja leida juba peagi ka meie Facebooki lehelt. Kõik suvepäevalised said osa selle viktoriini lahendamisrõõmust juba eksklusiivselt suvepäevadel. Ja lisaks uutele teadmistele said nad anda ka ideid taskuhäälingu saate teemadele. Väga huvitav saab meie taskuhäälingu tulevik olema. Viktoriinis vastanute vahel loosisime välja erinevaid auhindu ja peaauhinnaks olime pannud välja lubaduse, et teeme saateks ühe välja pakutud teemadest. Ja seekord loosiõnn naeratas Helile ja Helile ning nende välja pakutud teemale õpetaja tööaeg ja õiguslik kaitse. Ettevalmistused juba käivad ja me Siljaga oleme päris põnevil. Päris paras ports väljakutset. Hoidke siis silm peal ikka meie Facebooki lehel Kes mis aias. Meid saate te kuulata SoundCloudis ja YouTube'is ning vajutage julgelt YouTube'is meie kanali telli nuppu, et siis meie uued saated sulle endast märku annaksid ja sa saaksid olla meie esimeste kuulajate hulgas. Aga seniks soovime sulle, armas kuulaja, mõnusat sooja suve jätku ja kohtume peagi. Kohtumiseni! Väga hea, tuleb. Pane edasi. Mis aias, mis aias?
mis aias. Kes aias, mis aias.